tere hommikust! Mõtlesin täna jälle filmida veits. Kuna täna on vähekene selline tegusam päev, siis on teil kindlasti huvitavam jälgida. Me lähme täna Ubuudi. Me jääme sinna 1 ööks kogu seltskonnaga. Võtsime sinna eraldi villa ja meil on need kõik kohad läbi käidud, kuhu me täna teised ka viime. Aga ma arvan, et selles mõttes on ikkagi tore minna ka uuesti neid kohti avastama. Lähme riisipõldudele, siis käime ühes templis, turul, kus müüakse igast kunsti ja kõike sellikku. Me siit oma Džangust sõidame Ubuudisse umbes tunnikese, võib-olla natuke rohkem. Täna on pühapäev ja pühapäev on liikluse poolest kõige mõistlikum siin üldse ringi liikuda. Et liiklus on väheke rahulikum alati pühapäeviti. Praegu teeme hommikusöögi ja kell 9 juba stardime. Hommikusöögiks eile ostsime õhtul siis ühest poest pirukad. See on veits draakonivilja mangot ja Rain tõi just jääkohvid ka. Käisime just söömas ära. Nüüd on plaan minna ühe kose juurde ja pärast seda siis tuleb see riisipullu värk. Praegu ootamegi, kuni kõik on valmis. Marko Laura juba on, teised veel kohverdavad ja siis lähme kogu seltskonnaga edasi. Ma ei tea, kui paljud teist nüüd teavad, aga niimoodi käib siis vaalil riisi kasvatamine. See praktiliselt kasvab täiesti vee all. Aga praegu me tulime siis ühe kose juurde. Eelmine kord jällegi, kui me siin käisime, olime ainsad. Seekord on hullult palju rahvast siin. Rain võttis juba koka tee peale. Natuke jala vaja kõndida. Tahaks ka külma kokat. Ja teised võtsid ka joogid pihku ja nüüd on natuke vaja jalutada, siis olemegi kose juures. Selline ilus tee viib siis koseni. Siin on vaikselt juba vee kohinad kuulda sillakesest. Peab üle minema. Ja tegelikult seal tuleb veel üks selline. Eelmine kord, kui me käisime, olime siin ainsad. Täna käib siin korralik möll. Aga mõned käivad ujumas ka. Tegelikult on niimoodi, et ega nendes koskades väga ei soovitata ujumas käia. Ühesõnaga, see vesi ei ole puhas. Ja nii see siin käib, siis inimesed on järjekorras, et seal pilti teha. Aga koskise on mega ilus ja nii, me jõudsime nüüd oma villasse kohale. Mega suur. Siin all on bassein. Kõik näeb väga ilus välja. Ja siin on kohe riisipõllule vaade. Ja ma võin teile ükshaaval neid tubasid ka näidata. Siin oli, ma ei tea, 4 või 5 või ma ei tea, kui palju tube igatahes. Meie oleme siin Rainiga. Selline. Siin on voodi. Vannituba. Meil on vann siin. Ja siis on veel, issand, ma küll ka kukkunud. Ja siis on veel dušš. Ja siis on veel üks rõdu siin, aga me pole päris täpselt veel aru saanud, kuidas sinna, aken tuli lahti, et kuidas siia rõdule saab, sest ühtegi võib-olla siis sealpool on uks, ma ei tea. Öö siin villas ühe inimese kohta tuli meil mingi 12 € vist ainult. Et super soodne. Nii, siis meie toast vasakul on Laura ja Marko tuba. Ma ei tea, kas Laura on siin, ei ole kedagi.
nii, siin on kapike ja voodi ja nende vannituba vist on üldse siin eraldi, mis näeb nagu mega suur duširuum välja. Äkki siit saab rõdule? Oh, saabki siit, okei. Ja seal oli siis meie tuba teisel korrusel. Õnneks meil on telekas, saame õhtul siin chillida. Ja siin on veel üks eraldi ruum, kus siis on massaažilauad. Ja siit näeb ka siis põllukest. Seal on terrassi osa. Nii, ma nüüd liigun esimesele korrusele. Siin on selline ilutuba, köök, söögilaud, siis see basseini osa, mis ma enne näitasin. Rain on ahvistunud. Nii, siin on nüüd meie väike Egert sai siis endale ka toa. Ma ei teagi, tal on vist oma vannituba ka. Tal vanni küll ei ole, aga nii. Vaatame, kus siit saab siis. Siit saab siis, tal on oma, ma ei teagi, väike miniterrass. Ja siin oli sissepääs. Nii, ja siit edasi on Raini vanemate tuba, siis ka vannituba. Neil on ka siis dušš ja nii. Ja siin siis köögiosa. Ta on väga-väga mõnus. Päike tuli välja. Vot selline. Seal on veel üks WC, ma ei tea, kelle WC seal on. Aga jah, üli suur vaja. Private vannituba. Okei, meil on siin salatuba ka, mis me just avastasime. See on päris lahe. Ma räägin, see on nagu mingi spa, reaalselt. See näeb päris äge välja. Oi. Kellegi talverefid on nüüd. Siin on mingi kunku. See läks sellise pauguga praegu kinni. Ei, aga nägid, seal oli ka üks mingi salavets. No nii. Insta pilti teha. Jah. Alles 5:30. Me mõtlesime, me läheme täna riisipõllule siis päikesetõusu vaatama. Tegelikult oli plaan eile juba riisipõldusele minna, aga siis me mõtlesimegi, et äkki lähme hoopis hommikul, et kui päike tõuseb, et siis saab vägevaid pilte ja me vaatamegi, et kes tulevad siin kaasa. Need tulevad, kes magavad, need magavad ja praegu on täitsa pime veel ja päike peaks tõusma umbes natukene 6. Me tulime nüüd hästi hommiku vara, päikesetõusu polnud näha, aga soovitan kõigile sellistesse kohtadesse tulla hästi hommiku vara, sest siin pole mitte kedagi peale teie. Et selles mõttes saab väga mõnusasti pilte asju teha, kui rohkem rahvast siin ei ole. Et isegi see piletikassa oli kinni, nii et me ei pidanud isegi maksma selle eest, et me siia tulime. Kuigi ega see kallis ei ole, selles mõttes paar euri on kõik need sissepääsud siin. Nii, ja me jõudsime nüüd turule, Sukavati turule, kes on rohkem jälginud, see mäletab, et ka ühes teises vlogis me oleme siin käinud. Nüüd on siin palju rohkem neid putkasid avatud ja turg toimib
aktiivsemad kui siis, kui meie siin käisime. Mõtlesimegi teistega ka siin ringi peale teha. Siin on hästi palju kunsti ja muid vidinaid ka. Õnneks hommikusöögi saime juba villas, kus me olime. Kõik said valida kas pannkooke, omletti, muna, erinevaid asju. Kõik maitsis väga hästi. Tulime just ühte keskusesse nüüd, kus me varem oleme ka käinud. Siin on endiselt mask kohustuslik, nad ei lase kauplustesse või keskusesse sisse, kui sul maski ei ole. Ja küsivad Covidi passi ka, mida tegelikult teistes kohtades nüüd siin Balil enam küsitud ei ole. Täpselt sama maskiga, et on nii-öelda soovituslik, aga siin reaalselt ei lastud inimesi edasi, kellel siis maski ei ole. Nüüd vaatame, shoppame ringi. Käisime juba lõunat söömas, turul loomulikult, kõik said mingeid asju, ma pärast õhtul näitan ka, mis ma kokku ostsin. Nii ja nagu lubatud, siis ma näitan, mis me siin täna ostsime ka. Saime Rainiga ühesugused T-särgid, tegelikult see polnud nagu niimoodi sihitud, aga kuna see värv oli mõlemale meeldis, siis ma mõtlesin, Savi võtame siis ühesugused. Veits sellise oversize lõikega mega mõnusast paksust materjalist. Muidugi väike suveniirike ka. Tegelikult ma tahtsin endale seda viiruki hoida, et see ongi, et siia saab viiruki panna. Siin on valget värvi alus ja viirukeid ka. Ja Rain ostis Starbucksist endale siis uue termosega. Tal oli eelmine termos ka Starbucksist, aga tal läks kork katki. Ja need on nagu reaalselt parimad termosed üldse, mida me kunagi kasutanud oleme. Nad hoiavad ülihästi lihtsalt kohvi soojas. Et selles mõttes mega head ja ma ei tea, mis ta maksis äkki 20–25 eurot. Eelmisega Rain käis mitu aastat. Käib sellise kummi äärega siin kinni. Ta on siis tumerohelist värvi, siit videos praegu tundub must. Pealt on ta jah tumeroheline. Sellised ostud siis. Meil on jälle märkamatult õhtu kätte jõudnud, aga me suundume praegu kohe nüüd ööturule. Kell on täpselt 6 saanud, ööturg tehaksegi 6 lahti. Meil on selline 40–45 minutit veel sõitu sinna. Et jõuame, ma arvan, mingi 7 sinna ja siis vaatame, mis seal pakutakse. Enne sadas tükk aega vihma. Mõtlesime algul, et me ei lähegi üldse, sest vihmaga oleks seal turul kehv ringi tuiata. Aga praegu on vihm täiesti järgi jäänud, väikese loojang on kohe, et kõik on väga hästi. Nii et suundume siis turule. No nii, Rainike. Siin on nüüd sellised tainapallid, ühed on banaaniga, teised on šokolaadiga. Maitseme. 70 sendi eest väga hea. Ma olen praegu ainult banaani omasid saan, mitte ühtegi šokolaadi oma. Aga ei, banaani omad on ka väga head. Me oli ikka šokolaadiga saan. Ei ole, ma ka ei ole. Okei, tuli šokolaadiga, väga hea. No nii, beebikrabid. Fritüüritud. Oi. Kreveti maised välja. Nii ja nüüd suundume
pannakate poole. Võtame šokolaadiga kreppe ka veel lõpetuseks magustoiduks. Ja siis saab meie ööturu tiir läbi. Teata, nüüd on jälle hommik käes ja ma päris täpselt ei mäleta enam, kuhu ma oma nende eelmiste klippidega jäin. Mul on ilmselt paar päeva vahele jäänud. Täna on reede ja täna me lähme uluvaatusse jälle. Täna me lähme sinna pidutsema. Me lähme sinna klubisse ja tegelikult on lugu selline, et me tahtsime täiega sinna ühte klubisse minna. Seal on homme esineja, aga kuna sinna enam pileteid saada ei olnud laupäevaks, siis me mõtlesime, et me tahame sinna klubisse ikka minna ja ostsime reedeks endale piletid. Ja oi, mis juhtus? Juhtus nii, et eile loositi meile kõigile piletid laupäevasele üritusele tasuta. Kõik võitsid 5 piletit endale ja nüüd me olemegi niimoodi, et meil on reedeks piletid ostetud. Laupäevaks võitsime piletid. Majutus on meil võetud uluvaatusse ainult nüüd tänaseks ööks ehk siis reedeks. Tegelikult ega me ei teagi, kuidas mis sellest laupäevast saab ja mis või kuidas, sest uluvaatusse põhimõtteliselt saab taksoga ka, aga see on ulme tüütu sõit. Ma arvan, et sinna venib kindlasti mingi paar tundi. Eelmine kord me läksime väga-väga kaua aega siit Djangust uluvaatusse taksoga. Et jah, sellepärast me võtsimegi reedeks majutuse ära, seda enam muuta ei saa. Algul mõtlesimegi, et et äkki me ei lähe siis reedel, et lähme laupäeval, aga ongi, et seda majutust enam muuta ei saa, pileteid muuta ei saa, mitte midagi nagu teha ei saa. Ehk et siis tuleb kas 2 päeva pidu või siis võib-olla me lähme lihtsalt siis homme õhtul seda esinejat kuulama ja tuleme öösel tagasi. Ma ei tea, et mis see variant lõpuks jääb. Praegu me lähme sööme hommikust ja siis pakime asjad ja hakkame tegelikult uluvaatu poole minema. Meil on ikkagi rolleritega ka, ma arvan, tunnika kindlasti sõita. Suutsime oma asjad enam-vähem ära mahutada, väikse kotikese pidin siia 2 vahele ka võtma. Need 2 veel tangivad seal ja siis paneme uluvaatu poole minema. Meie tänane majutus. Meil on siis 2 magamistoaga hotellituba. Võtke valgust juurde. Siin on, ühes toas on siis 2 voodit. Teises toas on 1 suur voodi. Siin on vannituba. Vannitus on rohkem valgust kui siin teistes tubades, aga selline ruum siis meil. Ja õues on veel chillimisalaga. See on siis laud ja toolid. Aga ma ei näe. Praegune plaan on minna otsima siis mingit poodi, kus saaks midagi süüa osta. Tegime just oma poetiiru ära. Ja teised läksid siia hotelli kohvikusse sööma. Ma võtsin poest endale mingi riisi ja kanaroa. Poest saab lasta soojaks teha kogu seda kupatust. Ma ei viitsinud siia kohvikusse minna, sest ma ei leidnud väga midagi, mida ma oleks tahtnud süüa seega. Ma võtsin poest, see tundus suht isuäratav. See riisiroog näeb siis välja selline. Siin on paneeritud kana ja siis siin all on riis ja munaga. Ma arvan, ma ei jaksa tervet seda karpi ilmselt isegi ära süüa, see on päris suur ports. No nii, käes on pühapäeva hommik. Me just jõudsime enda villasse tagasi. Kell on alles 10:30. Me jõudsime juba vahepeal hommikus söömas käia. Meie pidune nädalavahetus sai läbi. Käisime mõlemal nii reedel kui laupäeva õhtul Savaias. Hästi suur selline kaljupealne klubi. Mis on tore Balil pidudega on see, et enamus kohtades hakkab pidu juba varakult pihta. Ehk et
6-7 aega õhtul tavaliselt algavad peod juba, lõpevad umbes enne keskööd juba ära, seega kõik saavad rahulikult magama minna. Ei ole nii nagu Eestis, et kell 2 öösel läheb klubisse ja siis alles pidu hakkab. Siin on selles mõttes tore, et hommikul ärkad normaalsel ajal ja ei ole pool päeva nagu maha maganud. Aga praegu tore, et sa vaatasid jälle minu järjekordset vlogi. Viska like, subscribe ja juba järgmisel korral näeme jälle. Tšauki!